Tere! Tere, tere! Meie algne mõte oli alustada sellega, et me räägime paarist kõnekast numbrist, mis kujutleb seda, kui palju raamatupidajal igapäevaselt kulub erinevate päringutega tegelemiseks. Et tulevad need päringud siis juhilt või tulevad need ettevõtte töötajatelt. Aga selle asemel ma hoopis esitan teile mõned küsimused või mõtted, mis võiksid teid samamoodi panna nendele samadele numbritele mõtlema. Et kui paljud näiteks teist siit kuulajatest selle kuu jooksul on pöördunud oma raamatupidaja poole küsimusega või sooviga, et ta saadaks teile mingisuguse aruande. Või näiteks kui palju teil kulus aega selle jaoks, kuniks te selle aruande kätte saite ja kas see oli esimesel korral täpselt see, mida teil vaja oli või pöördusite te uuesti, et seda muuta või küsida uut tulemust või veel mingit kolmandat aruannet, et saada see info kätte, mida teil vaja on. Või kui see näiteks oled pöördunud sel kuul oma raamatupidaja poole, et mõni ostuarve vajab kiirelt panka saatmist, et see saaks tasutud. Või kui mõtled näiteks töötajad, millega nemad pöörduvad raamatupidaja poole igakuiselt, et uurida oma puhkuse infot, puhkusepäevade jääki ja et raamatupidaja iga kuu saadab töötajatele välja palgasedeleid, kui palju aega kulub selliste toimingute peale. Täna kõik sellised asjad on Excellent portalis olemas, kättesaadavad ja Kristiina ongi juba valmis pannud, et teile näidata neid asju ja kuidas need kõik töötavad. Oi ei, tere! Allanikene. Kuidas see nüüd nii läks, et mehed on kõik sinu juurde kogunenud? Tavaliselt nad on ikka Kristi juures. Aga meil on hea meel, et teid on täna nii palju siin. Ära kuskile kaugele mine, eks ole? Ei lähe. Siis see logemine õnnestus. Nii. Kõik, kes kasutavad Excellent Booksi, teavad, et kui sa ikkagi kontoris ei viibi, siis autoroolis olles telefonist ei ole võimalik sul oma andmeid vaadata. Aga kui sa liigud päeva jooksul palju ringi või oledki puhkusel ja soovid vaadata, et millega need müügimehed siis vahepeal hakkama saanud, siis võta aga portal kus iganes lahti, kas või rannaliival. Ja esimene vaade ongi meil kohe näidikud, kus on siis 9 erinevat nii-öelda võtmenäidikut. Esimene nendest on siis laekumata müügiarved ja siin on ka väikene skeem, et mis selle numbri taga siis täpsemalt on ja ka see aeg, millal täpsemalt neid näidikuid viimati on uuendatud. Et uueneta siis iga 3 minuti tagant. Et kui raamatupidaja ütleb, et ja ma tegin küll need tasumised ära, siis oodake 3 minutit ja värskendage oma lehte, vaadake, kas ta valetab teile või ei. Laekumata müügiarvetel on siis kenasti näha kokku laekumata summa ja tähtaja ületanud. Ehk siis palju teile raha tulemas on. Samamoodi on võimalik saada hea ülevaade klientide ettemaksetest, tasumata ostuarvetest. Nii palju võlgu, kes see need andmed sisestas? Ettemaksed tarnijatel on kenasti näha. Juhi jaoks kindlasti väga oluline näha, palju ikkagi raha on pangas ja kassas. Loodetavasti on kassas rohkem kui pangas. Jooksva kuu käibemaksu võlg, lühiajalised koostised ja eelmise kuu tööjõukulu. Lühiajalised koostised näiteks me teame, et on kliente, kes ei soovi näha näidikul kõikide nii-öelda laenukohustuste jääki, vaid soovivad näiteks mingit konkreetset näiteks võlgnevust tema firmale vaadata, siis seda on võimalik ka täiesti seadistada selliselt, et te saategi panna lühiajalised kohustused mingisuguse ühe konkreetse konto ja oma näidikutest ainult seda numbrit vaadata. Või siis saate panna kõik, mis teil nii-öelda laenukontodena on. Lisaks näidikutele on ka olemas siis 2 tulpdiagrammi,
kust saab vaadata müügikäivet, mis on siis kohe võrdluses jooksev versus siis eelmine majandusaasta. Ja iga kuu lõikes siis, ehk siis 12 kuu müügikäive. Samamoodi ka siis ostupool on kenasti jooksvalt teiega igal pool kaasas. Ilusad interaktiivsed graafikud, mida võimalik vaadata nii arvutist, mobiilist kui tahvelarvutist. Lisaks on ka siis tulude ja kulude nii-öelda vahe. Praegu on näha, et tulud on pisut suuremad kui kulud, aga peab veel pingutama. Nende näidikutega seoses on ka meil endal kogemus läbi klientide, et kuigi siin on näiteks nendel finantsomadel pealkiri ette antud, aga me teame juba, et meil on kliente, kes on soovinud võib-olla tegelikult näha mingisugust natuke teist numbrit kui see, mis see pealkiri ütleb. Ja see on täna kõik selles mõttes ka seadistatav, et te peate lihtsalt siis näiteks teadma, et see näidik, mis võib-olla ütleb teile, et selle nimi on lühiajalised kohustused, annab teile tegelikult mingisuguse muu tulemuse, täpselt sellise mingisuguse konto tulemuse, nagu te ise ootate või olete siis palunud raamatupidajal selle seadistada. Et saab neid muuta, aga jah, pealkirjude paraku täna seda ära muuta ei saa. Ja mis puudutab ligipääse, siis kui sellel kasutajal ikkagi tegelikult ei ole ostuarvetele või ostupoolele ligipääsu, siis ta ostuga seotud näidikuid ka ei näe siin. Et see kõik tuleb vastavatest kasutajaõigustest, et ei ole vaja karta, et kõik kasutajad kõikidele nendele näidikutele ligi pääsevad. Et see on meil samamoodi kasutajagrupi õigustega lahendatud. Ja mis puudutab siis tulevikku, näidikute ja graafikute osas on tulevik selline, et kõik saavad endale personaalseid näidikuid ja graafikuid seadistada. Ja seda üsna varsti. Nii. Ja liigume siis edasi vaikselt näidikute poolelt aruandluse poolele. Et üks võimalus on näiteks arvete sirviaknas vaadata mingit konkreetset klienti. Võtame seda pikema perioodi. No. Väga hästi, keegi on arved ära võtnud, jah? Okei, proovime siis teistmoodi. Nii. Näiteks saab otsida sirviaknast välja konkreetse kliendi, võtta filtriga välja ainult tema tasumata arved, ainult tema tasutud arved, kinnitatud, kinnitamata, minu ladu. Minu ladu tähendab siis seda, et see ladu, mis on konkreetse kasutaja isikukaardi peal, et kõik need arved, millel on see ladu peal. Ehk siis ka sirviakentest on võimalik omamoodi aruandlust kätte saada, kelle iganes kontakti kohta teda soovite. Sama on ka siis ostuarvete poolel. Võtame näiteks jälle pikema perioodi, on rohkem arveid. Võimalik võtta näiteks ostuarvet ühe konkreetse tarnija kohta ja tellitud filtriga. Tellitud tähendab siis seda, et need on sellised ostuarved, mis on tellitud tasumistel, ehk siis need tasumised, mis on saadetud panka, aga on veel kinnitamata. Et on erinevad filtrid ja kõik see on nii-öelda kasutajale igal ajal kättesaadav. Samuti on võimalik ka kontaktide hetkeseisvalt vaadata. Näiteks võtame ühe konkreetse kontakti. Siin hetkeseisu all on kõik selle konkreetse kontaktiga seotud tööülesanded, arved, kenasti ka kohe näha viimased 10 arvet, tellimused, pakkumised, ostuarved. Ja aruanded. Täiesti uus vaade on kasumi aruandel. Et juht ei pea ütlema oma raamatupidajale, et kuule, anna mulle nüüd näiteks selle või eelmise aasta bilanss, vaid ta saab seda ise igal ajal võtta. Saab vaadata kõikide kontode kohta, ainult kasutatud, gruppide kaupa,
ainult saldoga, ainult kasutatud grupid, et erinevaid võimalusi on siin. Samamoodi saab juht ise määrata objekte, et seesama, millest ka Elerin ennem rääkis, et sul on aruandluse soov, sa kirjutad oma raamatupidajale või helistad talle, et kuule, saada mulle nüüd PDF-iga mingi konkreetne aruanne ja siis ma unustasin talle öelda, et ma tegelikult tahtsin selle konkreetse objekti lõikes. Et jälle raamatupidaja peab mu töö kõik katki jätma, samas võib juht ise seda kõike teha. Samamoodi on bilanss. Et saate võtta erinevaid määranguid jälle, saab võrdlust vaadata eelmise aastaga, võrdluseid eelarvega, kui tal on eelarvet kasutatud, jälle samamoodi kõik kontod, mis on bilansis kirjeldatud, või siis ainult saldoga. Et on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda aruandlust siin võtta, seega juhil on päris hea tööriist. Et neid filtreid on siin, peaks olema piisavalt, mida kasutada. Samuti on eraldi müügireskonto, kus te näete siis kõiki seni laekumata arveid ja ka kenasti palju siis on lähiajal laekumisi oodata. Sama lugu ostureskontroga. Saab kasutada ka filtrit näiteks näita ettemaksed või kaasa arvatud tellitud tasumiste arved. Et ettemaksusummad jooksevad siin ilusti sisse koos ettemaksu numbritega. Ja mida veel saab teha nii juht kui ka raamatupidaja on, keegi ütleb, et kinnitab mul näiteks kiirelt mingi laekumine ära, et te kasutate pangaliidestust, teil on öise panga väljavõtte päringuga tulnud laekumine. Mina teen ta siin küll praegu käsitsi. Ja saate ta kiirelt ära kinnitada, ehk siis müügiosakond saab väga kiirelt signaali sellest, et kauba eest on päriselt raha laekunud ja võib kliendile julgelt kauba üle anda. Samamoodi ostupoolel on võimalik koostada tasumisi. On mingisugune arve vaja väga kiirelt ära maksta, olete parasjagu võib-olla rannas või autoroolis, tegelikult seda ei tohiks vist promoda väga. See ei ole väga turvaline valik. Aga oletame, et olete rannas. Rannas on hea küll. Lisate mõned kiiresti maksmist vajavad arved tasumisele. Panete peale tellitud liinukese ja vajutate nuppu saada panka ja otse rannaliivast läheb teie tasumine panka. Ja saavad kiiresti võlgnevused likvideeritud. Et tasumiste panka saatmist on meie kliendid väga pikalt oodanud ja nüüd on see täiesti võimalik. Lisaks sellele, nagu ka Elerin mainis, on siin ka personalihalduse pool, ehk siis raamatupidaja ei pea näiteks palgasedeleid iga kuu saatma e-mailiga, mis võtab tegelikult päris suure hulga töötunde, sõltub muidugi, mis tarkvara kasutada. Aga siin on nüüd ka 2 varianti, et ühesõnaga, kui mina olen siin hetkel sees admin kasutaja rollina, ehk siis minul on õigus näha teiste inimeste palgasedeleid, teiste töötajate töölepinguid, aga kui see töötaja on ainult töötaja rollis, siis ta näeb minu andmete alt enda palgasedeleid ja saab neid siis otseportaalis igal hetkel vaadata. Ja palgasedel kuvab ka puhkuse jääki, seda nii siis käesoleva perioodi lõpuseisuga kui ka selle aasta perioodi lõpuseisuga. Et ei pea neid enam kuskile saatma, nii kui arvestused on Excellent Booksis koostatud ja kinnitatud, on ka palgasedelid portalis kõikidele töötajatele nähtavad. Ja kui tegemist on siis admin kasutajaga või raamatupidajaga, siis tema saab ka töötajate registri kaudu seda samat vaadet vaadata, aga palgasedelitele on eraldi kasutajagrupi õigus, et kui te näiteks soovite, et mõni osakonna juht näeks küll töötajaid ja nende töölepinguid, aga ei soovi, et ta näeks palgasedeleid, siis selliseid õiguseid saab ükshaaval peale panna, maha võtta. Et neid õiguseid saab kõiki piirata. Ei pea kartma, et keegi näeb liiga palju delikaatset infot.
Mida siis veel võimalik teha? Puudumised. Et samamoodi väga kiirelt on võimalik nii töötajal kui ka juhil koostada planeeritud puudumine. Ma arvan, et peale Excellent Business Forumit ma võiksin nädalakese puhata küll. Või paneks 2. Okei, alustame Oleneb, nädalast. kas sul juht kinnitab selle või ei kinnita? Kindlasti. Kas teil on ka nii, et kui keegi vaatab, siis tähed lähevad kogu aeg nagu sassi, et üldse trükkida ei saa või? Kindlasti kinnitada. Nii. Ja puhkuse tasu soovin ma järgmisel palgapäeval. Nii, salvestan ja saadan kinnitusringile. Nii. See oli nüüd minu enda planeeritud puudumine, mille pean ära kinnitama mina ja peab ära kinnitama minu juht. Nii, ja kinnitame kiiresti ära, muidu tuleb siit üks suur pahandus ainult. Vaatame kohe, kas sai kinnitatud. Näen, et mind on tõepoolest puhkusele lubatud peale Excellent Business Forumit nädalaks ajaks, rohkem tundub, et ei anta. Ja saan siit koostada ka puudumise kaardi ja selle ära kinnitada. Mida siit puudumiste kalendrivaatest veel näeb, on see, et kui tegemist on planeeritud puudumisega, siis on see puudumise kaart selline triibuline. Kui tegemist on sellest koostatud puudumise kaardiga, siis on ta läbiva taustavärviga ja kõik töötajad näevad ka enda puhkuse jääkisid, täpselt samamoodi nagu palgasedelil on see võimalik näha, on seda võimalik vaadata ka otse puudumiste kalendrivaatest. Et jällegi kiirendab igasuguseid puhkuste haldamise protsesse nii raamatupidajale kui ka juhile. Et osakonna juht või ettevõtte juht saab töötajate puudumisi kinnitada igal ajal, et ei pea selleks ilmtingimata arvuti taga ja kontoris viibima. Ja see ei ole ainuke kinnitusring. Kinnitusringe on päris palju. Võime saata ka ühe ostuarve. Autokütus. Mis sul paagitäis kütust maksab muidu? Üle 100. Päris kallis on. Nii, ja ka ostuarvetele saab küsida kinnitusi. Antud juhul ei ole mina see, kes kinnitab, mina olen kinnitusringi algataja, ehk siis minul on ta nii-öelda töösveerus tööülesanne. Ma näen siit, et see on jätkuvalt pooleli ehk ootel. Ei ole veel ära kinnitatud ja kui minu juht näiteks leiab aja, et ostuarve ära kinnitada, siis on see mugavalt otse portalis tööülesannete all töösveerus ja saab selle siit ära kinnitada ja kinnitatakse ära siis ka ostuarve. Ehk siis raamatupidaja saab väga kiirelt info, et see ostuarve võib nüüd julgelt minna tasumisele. Kui see ostuarve kinnitusringile saadetakse, siis saab seadistada ka e-mailid, mis sellele samale kinnitajale, kes siis keda kinnituse peab andma, kätte saab ja selles e-mailis on juba otse link sellele samale portali tööülesandele, nii et kui lingi lahti teete, logite sisse ja ta teeb sulle lahti kohe selle kaardi, selle tööülesande ja sealt sa saad avada juba ka selle ostuarve üle vaadata ja ära kinnitada. Et sa ei pea keegi ei pea sulle eraldi teadma andma, et siin ootab midagi kinnitamiseks, vaid see saab tulla e-mailiga sulle siis postkasti. Ja rääkides aruannetest, näete siin hetkel aruannete all konkreetselt 4 aruannet, mida meil kõige rohkem on küsitud.
Meil on Excellent Booksi poole peal kokku 982 aruannet ja tõsise kaklemise tulemusel oleme me suutnud kokku leppida, et need 4 on need esimesed, mida me siis portali poole peal arendanud oleme, aga välgu kiirusel lisanduvad siia ka muud aruanded, mida meilt on järjest küsitud, näiteks DST on see, mida raamatupidajad on soovinud portaalist nimelt just vaadata, et üsna varsti on see tulemas. Võib-olla ka pearaamat, mõtleme veel, kakleme veel. Oled nõus? Loodame, et see tuleb kiiremini, kui need eelmised aruanded tulid. Jah, me oleme oma kaklemised ära kakelnud. Kui te ei ole tähele pannud, siis Elerinu nukid on päris katki. Ärge tehke rahvasporti, on lihtne kokkuvõte. Aga meie poolt vist on tänaseks kõik. Allan, kas sa tahad meid küsimustega piinata? Või lubad meil lahkuda? Päris kindlasti tahan. Võtan selle klapid peast ära. Ma pidin neid peas hoidma, muidu ma ei oleks neid kuulnud. Võtate siis teineteise kõrvale. Jaa, ma ei lase teid ennem ära. Traditsiooniliselt nagu teised esinejad natukene piinan teid küsimustega. Neid on meil workshopi platvormi kaudu mõned tulnud. Ja siis hakkame siis kuskilt otsast peale. Portal on täna veebipõhine platvorm. Millal saab seda näppida äpina oma nutitelefonis? Varsti. Võib-olla on ka vastus see, et päris tavapärase äpina võib-olla seda ei tulegi. Et te olete kindlasti täna juba kokku puutunud selliste äppidega, mis on veebipõhised, et minul tuleb endal meelde selline e-pood nagu Weekend, kes oma kodulehel ta ütleb, et lae endale äpp alla siit, ta tekitab sulle telefoni selle ikooni, ta avaneb nagu äpp, sa kasutad teda nagu äppi, aga tegelikult on taustal tegu selle sama internetikeskkonnas oleva veebipoega. Et pigem on oodata midagi sellist, kui et see, et sa pead App Store'i või Google Play'sse minema mingit rakendust alla laadima. Aga see ei tee teda vähem turvaliseks? Kindlasti. Okei, tarkade arendajatena te vist ei ütle ühtegi tähtaega. Ma lugesin sellest vastusest välja. Nii, siis millal jõuab ladu portalisse? Et meil on ostuarved, müügiarved, meil on palgaandmed, aga ladu on see, mida küsitakse palju. Sa juba tead sellele küsimusele vastust varsti. Küsimust ja ma forseerisin seda. Ja lähetused on, tellimused ja pakkumised on juba portaalis olemas. Artikleid on võimalik samuti luua. Väga tore, et on jagada teile või näidata ekraani, mida te ei näe. Aga ma loodan teie kujutlusvõimele. Et artiklid on juba olemas ja üsna kohe tuleb ka lähetuste register ja kindlasti sinna järgi kohe varsti ka inventuurid, laosisitulekud, et kõike saaks ikkagi käigu pealt ja jooksu pealt teha. Just selline küsimus nagu, et kellele sobib portaal ja kellele siis tavapärane ajalooline Booksi kleedprogramm? No portaal on ikkagi neile, kes päeva jooksul palju ringi liiguvad, aga samas tahavad, et andmed oleks nendega kogu aeg kaasas, reaalajas ja Excellent Books on siis ikkagi inimesele, kes istub pigem kontoris. No, tänase seisuga ma võib-olla ka ütleks, et keda me ei ole või kelle rolli me ei ole väga palju katnud just selle portali kasutuse poole pealt on raamatupidaja ise. Et täna on temal ikkagi palju rohkem tööriistu Excellent Booksi tootes, et kõik ülejäänud, on ta siis müügimees, on ta juht, on ta võib-olla ka mingi ostuga seotud inimene ja tulevikus me loodame ka, et ka laoinimesed, et nemad saavad kasutada oma töös kindlasti siis Excellent portalit. Ja muidugi ka need, kes tahavad teha hästi lihtsaid müügiarveid hästi kiiresti, logivadki arvutist portaali sisse, sest Excellent Booksi poole peal me teame, et neid välju, mida seal kasutada, on väga-väga palju, vahelehti on väga palju ja kogu seda infot tegelikult kasutada ei vaja, seega portaali poole peal on arvesisestamine võib-olla intuitiivsem ja lihtsam. Okei. Siis selline konkreetne küsimus, kas puudumiste tabelisse saab ka teisi lisamärkmeid teha, näiteks kodukontor, haiguslehel või midagi kolmandat? Absoluutselt. See kõik sõltub puudumise tüübist. Võite neid
Milliseid iganes välja mõelda ja lisada. Siis ma ei tea, kas see küsimus on nüüd teile või võiks hoopis Või sulle. arendusjuht Sven siin olla. Küsimus, et millal portaal saab 2-astmelise autentimise või Smart ID sisenemise? 2-astmeline autentimine on juba olemas. Smart ID poole liigume. Okei. Nii, mulle tundub, et siin nüüd avalikus küsimuste nimekirjas on küsimused nüüd lõppenud. Siis kuna me oleme nüüd juhtide laval, siis millised on need tüüpilised aruanded veel, mida nüüd peale bilansi ja kasumi aruande küsitakse või otsitakse siis? No müügiraskonto kindlasti või siis näidikutest sama esimene laekumata müügiarved, et mis summa sul ikkagi nagu teoreetiliselt saabumas on pangakontole. Siis küsimus, mida minult küsitakse, on see, et kas see on standardiseeritud vaade või saab seda ka kuidagi personaliseerida? Ma arvan, et sa tead seda vastust isegi olles projektitiimi juht, siis kõik on võimalik. Et midagi pole loomulikult kivisse raiutud, aga see, mida me täna näitasime, on standardiseeritud vaade. Aga ei löö ust kinni kellegi ees, kellel on soovi saada midagi natuke teistsugust. Ehk siis antud juhul me räägime erilahendustest, mida me nii-öelda Rätsepa ülikonnana oma klientidele suudame pakkuda. Aga kui me räägime aruannetest ja näidikutest, siis neid on võimalik ühel hetkel kõikidel kasutajatel oma käe järgi seadistada. Et sa võid võtta kas või, ma ei tea, müügiraskontrot tahad näha ainult 100 või 500 eurot ja suuremad summad, et sa ei taha neid väiksemaid näiteks üldse näha, et igasuguseid selliseid filtrite määranguid on võimalik ühel hetkel kasutajal ise teha. Ma korra küsin, kui see nüüd äriinfo meil ei ole kokku leppinud seda, see on natukene ootamatu küsimus teile, kui palju täna portalit kasutatakse? Aktiivseid kasutajaid on kuskil 300 ja ennekõike ongi praegu raamatupidamisbürood, kes on oma kliendid suunanud siis portaali arveid tegema või siis töötajad, kes oma nii-öelda palgasedeleid soovivad näha. Ja 300 peaks olema siis ettevõtete arv, millest me räägime, et kui palju seal reaalselt neid igapäevaseid sisse logivaid kasutajaid kokku on, selle osas jääme vastuse võlgu. Võime seda numbrit korrutada julgelt. Okei. Ma korra veel viimase põike vaatan, ei ole rohkem meile küsimusi siia juurde tulnud. Siis mul on endal üks viimane küsimus, isiklikumat laadi. Et ma vaatasin, et olite täna siin vaibal üks ühes osas ja otsas ja teine teises otsas, et kas see tulenes sellest, et nüüd nädalavahetusel sõitsite koos ühes süstas Võhandu maratoni 100 kilomeetrit, 14 tundi või natukene alla selle oli teil, et kas siin vaibal olete te nüüd vabatahtlikult või meie ühine tööandja ei jätnud muud valikut? Ühine tööandja ei jätnud muud valikut, see on tohutu pingutus seista Eleriinu kõrval siin, kui sa oled temaga 100 kilomeetrit Võhandu maratonit vaikuses läbi sõitnud vastu tuult. Ei, tegelikult ei ole, kõik on väga hästi, töösuhe on hea ja ka muu suhe on hea, nii et ma tegelikult kartsin, et ma katan ekraani, aga tuleb välja, et ma tegelikult vist ei ole nii pikk, et ma seda oleks varjanud, nii et oleks võinud ka Kristiinale lähemale tulla. Okei, tüdrukud, aga siis ma teid rohkem ei kiusa, lasen teid siit minema. Aitäh teile. Kellel on portaali kohta lisaküsimusi, siis neid saab jooksvalt siia kirjutada ja me vastame teile siis eraldi.